Kõigepealt mina Kerli Koitla, BFC Eesti turundusjuht, räägin teile sellest, mis asi on jätkusuutlik või siis kestlik puit, mis on BFC märgise taga ja miks ettevõtjatele kasulik on. Ehk kuidas siis äärmiselt vajalikku, looduskeskkonnale sõbralikku ja inimesele tervisele sõbralikku jätkusuutlikku puitu siis nii-öelda äris kasutada ja kuidas seda siis ettevõtte kaudu kuvada. Ma tean, et teie hulgas on BFC serditud ettevõtteid. Ma tean, et teie hulgas on tootjaid, kes te toodete puitmaju või puitdetaile, aknaid, uksi, mööblit. Nii et suurepärane, suured tänud, et te olete valmis seda teemat meiega koos jagama. Pärast oma lühikest sissejuhatust annan ma sõna Marek Mardisoole, kes on Esthussi tootejuht ja kes räägib nüüd oma kogemusloost ja sellest, mida ta igapäevatöös serditud puiduga teeb. Ja kolmas niisugune teadlik kogemus tuleb Marek Mardisooga hästi tihedalt seotud audiitorilt. Ülo Roop on rääkimas meile sellest, mis asi see audiitor õigupoolest on, millega ta tegeleb ja kuidas see selline auditeerimisprotsess teie jaoks välja näeb. On see lihtne, on see keeruline või vastupidi, on seal hulk eelarvamusi, mida ettevõtted ei tea. Nii et kõigest sellest meil on plaan täna rääkida. Ja ilmselgelt olge nii head, kui teil ka selle veebiseminari käigus tekib küsimusi, siis andke sellest meile kohe märku. Ei pea alati küsima seal esituse lõpus, vaid kui tekib küsimus, siis on võimalus ka kohe vastata. Nii et andke siis märku. Ja ma palun, et hoiaksite omad mikrofonid väljas, sel juhul, kui te ei räägi, sest muidu on taustahelid väga selgelt kuuldavad meile kõigile. Nii, aga ma arvan, et me võime alustada, et enamus inimesi on kohale jõudnud ja need, kes tulevad, need tulevad. Nagu ütlesin, me räägime jätkusuutlikust puidust ja BFC on jätkusuutliku metsanduse märgis, nii et sellest me liikvele lähemegi. Me räägime ju jätkusuutlikkusest tegelikult erinevates valdkondades, pakendis, paberis, tavainimese jaoks täiesti selge esimene asi, kuidas prügi sorteerida. Meie räägime nüüd puidu poole pealt ja ma olen täna valinud teile 2 toredat pilti. Piltidega on ju alati hea alustada. Oli eelmisel aastal ja on jätkuvalt sellel aastal ja igal järgneval aastal loodetavasti rahvusvaheline ehk siis ülemaailma serditud puidu või siis jätkusuutlikult puidu, kuidas inimesed harjunud kasutama on, arhitektuurikonkurss. Ja BFC on selle arhitektuurikonkursi peasponsor, suurtoetaja. Ja te näete 2 toredat tööd. Vasakpoolne on sild, mis on siis asumas Hiinas ja see on otse loomulikult tehtud BFC puidust. Ja paremal pool on tore büroohoone. Ma ei näidanud teile võidutööd, aga valisin enda jaoks meeldivat tööd välja. Võidutöö tegelikult läks sellel aastal Mallorcale ja Mallorcal olid valminud siis inimeste kodud, mis on ka serditud puidust. Aga need 2 huvitavat asja räägivad ikkagi sellest, et jätkusuutlik puit on täiesti teadlik valik. Ta on maailmas, mille nõudlus kindlasti kasvab aastaks 2050 3-kordseks. Ja kindlasti saab selle kohta öelda, et inimeste teadlikkus kasvab. Nii et see, mida ma saan öelda täna, et ehk turg on valmis jätkusuutlikku puitu täiesti teadlikult aina enam kasutama. Tegelikult eile oli niisugune tore intervjuu Äripäeva raadios, kus
minu hea kolleeg tegevjuht Eve Rebane, kes meil ka täna osaleb koos metsaomanik Ants Eeriku ja tegelikult tänase esineja Mardisooga rääkisid sellest teemast, kuidas serditud puitu rakendada ja mis selle taga on, siis minu meelest Marek ütles väga vahvasti, et see on iga ettevõtte ja iga inimese valik, kas sa soovid kasutada oma töödes või oma kodus teadlikult kontrollitud puitu, nii et see on tõesti tuleneb ja pärineb jätkusuutlikult majandatud metsast teatud põhimõtetel või sa tahad kasutada suvalisest riigist suvalist kontrollimata puitu, nii et sa ei teagi, kas see metsaomanik on metsa ära laastanud või on ta seda mõistlikult majandanud. Nii et see on sügavalt iga inimese ettevõtja otsus ja vastutustunne. Ma ütlen, turg on valmis see lihtsalt põhjusel, et me tegelikult teame väga selgelt, et Kesk-Euroopa, Lääne-Euroopa, Skandinaavia siin lähedal teab juba ammu väga selgelt, mis asi on jätkusuutlik puit ja kuidas ta inimeseni jõuab ja tarbija on väga tark, et seda küsida. Eestiga on olnud senini suhteliselt segased lood ja nüüd, kui ilmus keskkonnateadlikkuse uuring 2022, siis ma hetkeks hingasin rõõmsamalt, sest kui te nüüd vaatate, et 67% küsitletutest ütleb, et keskkonna hoidmine on saanud oluliseks osaks sellest, kes nad ise on, siis see on väga väärtuslik teadmine. See viitab aina enam sellele, et meil on oluline, mis saab meie keskkonnast, meil on oluline, millises keskkonnas meie lapsed kasvavad ja meil on oluline see, kuidas me täna selle tööga alustame või siis edasi viime, kes millises etapis on. Tuleb öelda, et ütleme, mina oma sellise peaaegu 2-aastase PFC kogemusega suheldes erinevate puidutöösturitega, metsaomanikega, trükkalite, pakendajate ja nii edasi ka, siis ma saan öelda, et paljudes suurtes metsafirmades on jätkusuutlikkusega tegelev spetsialist, siis kas juhina või spetsialisti tasandina olnud juba mõned aastad, aga ma pean ütlema, et suurtööstused, kes jõuavad tegelikult kas maiustuste või muude toodete näol, on sinna jõudnud alles pool aastat tagasi. Nii et ega need jätkusuutlikkuse teemad aina enam tulevad meie lauale ja seda see uuring ka tõestab. No ja eriti ilus on see 3. punkt, eks ole, et 95% vastanutest motiveerib keskkonnahoidlikult käituma kõige enam see, et nad peavad keskkonda hoidvat käitumist oluliseks, mis meile veel rohkem rõõmu võiks valmistada. Ja tegelikult, nii nagu teie olete täna siin kõik ettevõtjad enamasti, siis saab öelda, et ega see jätkusuutlik mets on ju iga päev meie ümber ja kui sul on võimalik teha valik, mis on tervislik ja mis on loodusele tervislik, inimesele tervislik, siis miks mitte. Ma olen pannud siia mõned näited nendest igapäevatoodetest, on ta siis kassiliiv, muideks see kassiliiv ja pakend mõlemad, eks ole, või pliiats, keeks kahjuks ei ole veel mitte kuidagi puiduga seotud, küll on, aga keegi ei tea, võib-olla kunagi on, eks ole. Küll aga see pakend või õigemini keeksi vorm on PFC puiduga seotud ja ilmselgelt need igapäevased asjad, mida te kodus tarbite, laelampidest pipradoosideni ja muidugi parkett ja puidust lagi on kõigile tuttav teema. Siin on muideks Eestis Viimsis, parempoolsel fotol Viimsis paiknev elamumajade kompleks, kus siis on kasutatud PFC serditud voodrilauda ja vasakul on PFC kool Soomes. Ma pean ütlema kahjuks, et Eestis veel ühtegi PFC serditud maja ei ole. Ma loodan, et see tehakse kiiresti ära, et siis tulevad 1., 2. ja 3., 4. ka. Küll aga on meie lähinaabruses poole Soomes, Rootsis, igal pool mujal, staadionid Rootsis ja nii edasi, nii et tegelikult neid asju järjest tuleb. Ja selleks, et te tõesti nagu saaksite aimdust, et mis asja see jätkusuutlik metsandus siis tagab, et
ja mida ta kontrollib, küll räägib sellest põhjalikumalt Ülo, aga ma mainin siiski alguses kohe ära, et me räägime sellest, et meile on oluline, et PFC-l on äärmiselt oluline, et metsad säiliksid. See on nagu suurim süsiniku siduja ja see on nagu tegelikult PFC olemuse mõte, et metsad säiliksid ja neid majandatakse mõistlikult. Ja metsi on vaja majandada, et kahjuks muud moodi ei saa. Ehk meil on oluline, et meil on liigi ja struktuuride rikkus. Et kui me midagi teeme, siis ei juhtuks nii, nagu juhtus ühel Belgias toimunud võistlusel, kus väga teadlikult, raievõistlusega oli tegemist, kus väga teadlikult taheti vaatajatele näidata, kuidas kasvab uus metsapõlv ja siis juhtus see, et toodi väga suured freesid väga sügavalt freesima ja loomulikult loodi uus metsapõlv, aga millise hinnaga, et see hind oli see, et kui palju seal elusaid organisme mullas säilis, ilmselt mitte väga palju, nii et meie raievõistluse osalejad tulid tagasi, olid väga mures, et huvitavad, kas see rahvusvaheline seltskond seal ikka teadis, kuidas metsi väga õieti majandada. Uus metsapõlv ja hooldamine, siin kindlasti oskab Ülo selle kohta palju rohkem rääkida, aga vaikimisi võib öelda, et just nimelt auditeerimiste käigus tuleb välja selliseid momente, millele tuleks tähelepanu pöörata just nimelt metsapõlve loomisel. Ja see on kindlasti oluline moment. Metsa uuenemisvõime, see, et me asendame küpse metsa noorega, elujõulisus ja ilmselgelt kindlasti PFC sellised põhimõtted puudutavad ka majanduslikke, ökoloogilisi, sotsiaalseid ja kultuurilist poolt. Mets on ju suur tööandja, eriti Eestis. PFC standardis ilmselgelt on oluline mainida, ma räägin praegu metsamajandamise standardist, tegelikult meil on ka tarneahela standard, eks ole, aga seda võiks teada, et on oluline see, et tööohutus on tagatud, kuidas kogu see protsess käib, inimeste tööõigused, muud sotsiaalsed asjad, nii et tegelikult on see hästi-hästi laiapõhjaline standard, mida ettevõtjad tegelikult, metsaettevõtjad, metsaomanikud täidavad ja mis puudutab ka väga sellesse nii-öelda märgise filosoofiasse, mida te võiksite teada. Ja nüüd ma näitan teile ära selle ahela, kus teie ettevõtted tarneahela ettevõtjatena kindlasti ka sees on, nii et see PFC kontrollitud puit siis saab tõepoolest alguse sellest istutatud puust, selle nii-öelda metsa majandamisest, ladustamisest, läheb kuni puidu töötlemiseni ja tootmiseni, nii et nii mõnigi saeveski kui ka mööblitootja tunneb ennast ära, näete, lõpuks läheb ta hulgimüüki, ma tean, et näiteks Puumarket osalejatest tegeleb sellega ja jõuab lõpuks mööblina inimeste koju, nii et kogu see tarneahel on tegelikult PFC puhul kontrollitud, sellepärast me räägimegi, et tegemist on kontrollitud puiduga. Ja kui ma nüüd mõne sõna veel PFC kohta räägin, siis saab öelda, et me oleme maailmas kõige suurem metsanduse kontrollija. PFC on rakendatud 55 riigis. Mulle ei meeldi see sõna skeem üldse, aga süsteem on teine selline sõna, aga paremat asendust ma siia ei leidnud, et te saaksite aru, et see ei ole lihtsalt märgis on ta turunduses, aga selle märgise taga on põhjalikud põhimõtted. Ja Eesti kohta saab öelda, et pool Eesti metsast on serditud, soomlased on olnud varem alustanud ja tublimalt toimetanud, neil on rohkem kui 70% serditud metsi ja praegu on PFC Eesti poolt siis teada, et 150 serditud ettevõtet toimetab Eestis. Nad on nii metsaomanikud, metsaettevõtted kui ka siis tootjad, tarneahela ettevõtjad.
Ja seda ma juba teile ennem ka mainisin, et nõudlus serditud puidu järgi kasvab. Räägin ära ka kohe ühe müüdi, millest on täna suurepärane rääkida. Kui seni kõik tootjad on öelnud, et ai, milleks meile seda jätkusuutlikku puitu nagu vaja on, ta on ju kallim, et ta on oluliselt kallim, siis see on juba mitme aasta tagune müüt ilmselt. Sest tänasel ajahetkel on kontrollitud ehk siis serditud puit samaväärse hinnaga kui tavaline puit, nii et teil on tõepoolest võimalus valida, kas te kasutate üht või teist. Ja kui nüüd näidata, ma ei saa mitte kuidagi, eks me oleme kõik ärikeskkonnas ja teie teete äri ja loomulikult ei saa kuidagi ütlemata, et meil on ka üks konkurent ja kui me nüüd näitame graafikut, siis siin on serditud metsade pindala rohelisega PFC, sinisega FSC ja väga paljudel ettevõtetel on 2 serti. Ja täiesti õigustatud, sellepärast, et ilmselt ettevõtted, kes eksportturgudel tegutsevad, et neil ei ole võimalik eksportturgudel tegutsedagi, kui partneril sealpool piiri ei ole teada, mis on teie põhiväärtused. Tegelikult see märgis näitab need põhiväärtused kätte, see sert näitab teile põhiväärtused kätte, et ahah, et on teada, et ettevõte on oma kvaliteedi ja tegevusega sellel maal, sellel järjel, selle kvaliteediga. Ja ilmselgelt nõuab üks klient ühte serti, teine klient eelistab teist serti ja tark ettevõte maandab oma riski, omades mõlemat serti. Ja tegeleme me nii metsaomanike puitu töötlevate ettevõtjatega, ehitussektori suunal hästi tõsiselt tegutseme praegu ja kindlasti hulgi- ja jaemüüjad. Hulgi- ja jaemüüjad ei ole ise serditud, küll aga kui nad müüvad näiteks serditud tooteid, saavad nad märgist kasutada turunduses ja ma arvan, et see turundusmõõde on väga oluline. Ja muidugi erialaliidud ja nii-öelda hankijad ning lõpptarbijad on siis PFC sihtgrupid ja seltskonnad, kellega tegeletakse. Nüüd siin on mõned teile tuntud ilubrändid ja mitte ilubrändid, kes siis on kõik PFC kaubamärki rakendamas tehnoloogiatööstusest joogi ja tõesti kosmeetikatööstuseni. Nii et võime uhkusega öelda. Ja muidugi hankepoliitikates oleme me sees. Nii et tegelikult see on üks koht, et kui soovitakse ikkagi rahvusvahelistes hangetes osaleda, siis on PFC CERT eelduseks. Ja nüüd ma näitan teile mõne statistilise kogemuse ka. See on rahvusvaheline uuring, see on globaalne uuring, kus inimesed ütlesid, see on nüüd lõpptarbija on öelnud, et ta otsib siis märgist 54% juhtudest ja 47% siis ei otsi. Ja siin on välja toodud siis tootegruppide lõikes, et mida siis inimene eelistab serdituna, mida nad tavapäraselt siis kasutavad. Ja need on üsna tavalised asjad, näete, köögikätte paber ja köögimööbel, eks. Et seda ikkagi osatakse küsida ja teada aina rohkem ja rohkem. Ja nüüd kindlasti on üks oluline asi teile öelda, et tihtipeale on meil ettevõtted serditud, nad kasutavad märgist, aga nad seda kuidagi ei kuva või nad ei rakenda seda turundamisel. Aga see on täna kindlasti konkurentsieelis, sest kõik ettevõtted ei ole serditud. Ja konkurentsieelis on ta ka kindlasti eksportturgudel osalejatel, et nagu ma juba ütlesin, et vastasel korral te ei püsi konkurentsist, ei saa pakkuda. Teie kvaliteet ei teata teie väärtushinnanguid ja põhimõtteid. Nii et see ikkagi kuvab väga selgelt. Mina soovitan küll, õpetage head inimesed, omad müügikolleegid oma esitlustes müügiargumendina seda kasutama. Et sellest samast esitlusest ja tegelikult ka pidevalt on PFC-st võimalik saada tuge sellest, et kuidas rääkida 3-4 sõnaga
jätkusuutlikust puidust ja sellest väärtusest, et meil on tegelikult olemas ka selle kohta koolitusmaterjalid, nii et õpetage oma personal rääkima, olgu ta eesliini töötaja või siis müügi- ja turunduse spetsialist, kes peab nii-öelda uusi suhteid ja kliente koju tooma. Kindlasti on võimalik seda rakendada kõikides turundusmaterjalides, veebil, arvetel ja kui te sellest ei räägi, siis võib teil olla 10 märgist. Kui te selle sisust ei räägi ja teie klient või partner ei saa sisust aru, siis turunduses ei ole sellest kasu. Et palun kirjutage, rääkige, formuleerige ja kui on vaja abi, siis küsige, et me aitame neid asju teil rahulikult kuvada ja formuleerida. Nii, kaasaegne ja tulevikku vaatava ettevõtte kuvand, et tegelikult ma arvan, et see esimene asi, mis minu jaoks PFC puhul selgeks sai, et see ei pea olema iga ettevõtte jaoks sobilik toode. See on targa ettevõtte toode, kes saab aru, et ta edastab väga olulist mõtet või kannab väga olulist väärtust. Nii et ma arvan, et see on võimalus teie sektori maine parandamisele ja ettevõtte maine parandamisele kindlasti. Rahvusvahelises hangetes osalemise võimalus ja ma loodan ka, et Eestis on ühel hetkel asjad nii kaugel, et ka meie hangetes on vähemalt soovituslik kasutada jätkusuutlikku puitu, sest et ettevõtted, kes selle serdi teevad, need on investeerinud oma aega, oma raha, oma inimtööjõudu selleks ja panustanud. Nii et seda ühelt poolt ja teiselt poolt me ju nüüd teame, mis on selle asja eesmärk, mis see jätkusuutliku puit siis selle kasutuse annab. Ja muidugi on see garantii ettevõttele või partnerile, nii nagu ka ennem räägitud. Nii et siinkohal mina tõmban sellise oma alustuse kokku ja küsin, kas teil hetkel on selle teema kohta küsimusi. Kui teil on küsimusi, siis palun küsida. Kõik on nii vaiksed. Ja kui ei ole küsimusi, siis võib-olla pärast tuleb meelde. Nii et mina annan küll sõnajärje praegusel juhul edasi Marek Mardisoole, kes on Estfusi tootejuht ja kes sai serditud aastal 2022, eks ole. Nii et kusagil seal suve hakul ja Marek Mardisoo siis räägib kohe oma kogemusest, mida nad teevad ja kuidas nemad oma äris kasutavad serditud puitu. Tere ka minu poolt siis. Kas nüüd see slideshow? Nii, saime pildi ette. Mina olen nimi Marek Mardisoo, töötan ettevõttes Estfus ja räägin siis kiirelt ära, kuidas, miks ja mismoodi me jõudsime PFC-ni, sertifitseerimiseni ja mis eelist ta meile annab ja kuidas me oleme teda hästi ära kasutanud. Estfus ise siis on Eesti kapitalipõhinev ettevõte ja meil on 2 tootmis- või nii-öelda ettevõtlusliini. Üks on siis ristkiht naelpuidu tootmine ja teine on siis tasapinnaliste puitkarkasselementide tootmine. Rõõm on see, et esmaspäeval saime juba 14-aastaseks, hakkame ka teismelise ikka jõudma, aga ikkagi päris korralik kogemus ja pagas on olemas. Ja toimetame siis nii era- kui ärikliendi sektoris, et erakliendiga ja mõlemini era- kui ärikliendiga toimetame ka siis nii Eestis kui ka siis ekspordis. Ekspordis siis põhiliselt ütleme, et Rootsi ja Soome on meie põhiriigid. Ma rääkisin kiirelt natukene, et jõuda selleni, miks me puidu tarneahela sertifikaati oluliseks peame, et mida me teeme, et seda puitkarkasselementi ilmselt on kõik kuulnud, sellest ristkiht naelpuidust võib-olla mitte nii paljud. Et sisuliselt on ta ristkiht puit,
aga enim levinud tuntud liimitud lahenduse asemel kasutame meie teda naelutusmeetodit, kus ta siis soonelised lauad naelutatakse omavahel kokku. Et tema suurimad eelised on siis see, et ta on liimi- ja keemiavaba ja ta on siis omadustelt soojem, helipidavam ja niiskus- ja veekahjustustele vastupidavam kui tavaliselt täispuidud või liimpuidud. Et vastavalt siis ehituslahendusele projekteeritakse teda siis 5–15 kihti. Paneelid saame toota erineva suurusega. Automaatne naelutusliin on, mis need paneelid kokku naelutab. Suur CNC-keskus siis lõikab paneelid õigesse mõõtu ja vajadusel siis ka teeme tehases ära sisse igasuguste eritööde ettevalmistused, et töö objektil kiiremini läheks. Et siin on selline lõige vaade meie põhilisest välisseinast, kus siis on see massiivne ristkiht naelpuit. Kandva konstruktsioonina soojustusena kasutame puitkiudsoojustusi ja väga suures osas meie fassaadid on puidust ja seestpoolt siis viimistluses ka kasutatakse siis kas siis naturaalseid lubisavikrohve suures jaos või siis ka puit siseviimistlust. Ehk siis päris palju puitu. Et aastaid oleme neid asju nüüd teinud. Et lisaks siis sellele meie toodetavale seinakonstruktsioonidele, et ehituses on meil veel vaja puidust siis ferme, mida me ise ei tooda ja mida me siis koostööpartneritelt sisse ostame, postid, talad, aknad, uksed, fassaadimaterjalid, siis siseviimistlusmaterjale on need siis parketid või ongi siis lae- ja seinaviimistlusmaterjalid, mööbel ja väiksematesse asjadesse praegu ei hakka minemagi. Et hästi palju puitu, et ses mõttes me teame, mida me teeme, ehitada me oskame, ilusaid asju oleme teinud, auhinnatud oleme saanud. Et eelmine aasta õnnestus 3 nominendi seas kahe meie majaga olla aasta puitarhitektuuri konkursil. Ja selle protsessi käigus, nagu te isegi näete, on meil hästi palju puittooted ja puitu kasutusel. Ja siis, kui meieni jõudis see, et kuidas siis nagu klientidele seda kõike selgeks teha ja näidata paberi peal, et ei ole lihtsalt, et ausõna me teeme ja oskame neid asju teha, vaid oluliselt lihtsam ja arusaadavam on klientidele näidata erinevaid sertifikaate, kes on siis kolmandate osapoolte poolt kontrollitud ja tõestatud ja kinnitatud, et me teeme seda, mis me ütleme ja me vastutame selle protsessi ees ja selle lõpptulemuse ees. Et Estussil endal siis mõlemil tootmistehnoloogial on oma Euroopa Tehnilise Järelevalve Ameti poolt väljastatud ETA-sertifikaadid, siis need ISO-d on meil siis rohkem sellised enda majasiseste protsesside juhtimislahendused välja töötatud. Ja alates eelmisest aastast on siis see puidu tarneahela sertifikaadid. Ja nagu Kerli ütles, oleme meiega just see ettevõte, kellel on mõlemad sertifikaadid olemas, nii BEF kui ka FSC sertifikaat. Ja see oli ka just selle põhjusega tehtud, et neid ärilisi riske maandada, et ei ole päris täpselt teada, millist tooret on parasjagu saada ja mida see klient siis antud hetkel soovib. Ja mida me saame talle tarnida ja pakkuda. Et lisaks veel erinevate koostööpartnerite ja materjalilahendustega lahendusi, mida me kasutame, me väga jälgime, et need asjad on sertifitseeritud
tõestatud ja omavahel siis ka kokku toimivad. Et nagu siingi näha on neid sertifikaate ja asju palju ja palju. Et siis, kui meieni jõudis see, ma pärast jõuan sinna uuesti ringiga tagasi, et see tuli algselt tuli ikkagi kliendi poolt, ehk siis turu pealt see nõue või soov, et ta soovib saada sertifitseeritud majalahendust. Klient otsis ja vaatas ja jõudis siis otsapidi meieni. Meie toode ja lahendus sobis talle 100%, ilma midagi ümber tegemata, välja arvatud see, et siis tarneahelas meie enda tootmisprotsess oli sellel hetkel veel auditeerimata, sertifitseerimata. Ja siis, kui me hakkasime seda protsessi tegema, siis selle protsessi tegemise käigus me ise ka kogu aeg avastasime, et kui palju on siin selliseid väärtuseid, mida me kollektiivis ise ka isiklikult hindame ja tähtsaks peame. Ja siis kuidagi nagu jõudsimegi väga kergesti, lihtsasti arusaamiseni, et see ongi õige, et see on tulevik, et me peame selle kindlasti tegema. Et isegi kui ta ei anna meile võib-olla sellist kohe silmaga nähtavat konkurentsieelist või mingisugust turueelist, siis me vähemalt ise südames oleme enda vastu ausad, et me kasutame nii palju puitu, et me peame võtma ise vastutuse selle eest, et me tahame asju muuta. Ja sellest ajast peale me oleme järjest rohkem hakanud ka pressima oma tarnijaid ja antud hetkel ma võin öelda, et me kasutame praktiliselt 100% sertifitseeritud materjale. Fermid ostame sisse ainult nende käest, kellel on sertifikaat olemas. Aknad, uksed, voodrilauad, postid, talad ja see näitab väga selgelt kätte ära, et tegelikult annab konkurentsieelise. Juba meie tarnijate hulgas ja kindlasti ta annab siis ka meile edasi. Siis praegu on hästi just selline aeg, kus nüüd on vaja hakata siis kõik ettevõtted ja kõik tooted peavad seoses nende Euroopa Liidu nõuete ja direktiividega seoses tuleb siis hakata arvutama neid keskkonnadeklaratsioone, EPD-sid ja LCA-sid. Et ka nendes on võimalik saada paremaid punkte, lihtsamat ja selgemat arusaamist. Ja kui te olete selle PEFC või FSC sertimise ära teinud ja läbinud, siis nende dokumentide kordaajamine ja nendest arusaamine on juba oluliselt lihtsam. Lisaks sellele siis järjest rohkem see sertifitseerimine nagu liigub igas valdkonnas, et kui täna räägime siin sellest konkreetselt puidu sertifitseerimise tarneahelast, siis tegelikult on neid tarneahelaid ju veel palju suuremaid, mis vaatavad kogu hoone omasid, mis vaatavad selle hoone tarbimise omasid. Eestis ilmselt 2 kõige tuntumat on need LEED ja BREEAM lahendused ja jälle seesama sertifitseeritud puidu kasutamine annab seal jälle selge eelise, et saada kõrgemaid punkte ja lõpptulemusena paremat tulemust. Et mis meil sellised väljakutsed olid selle protsessi käigus, et eks ta alguses oli natukene hirmutav, et jälle on vaja kuskil mingid paberid määrida ja teha ja eks see tegelikult selle käsiraamatu väljatöötamine vastavalt nendele normidele ja selle kirjapanek oli omajagu tööd, aga ta on ühekordne töö. Eestis õnneks on olemas ka häid ettevõtteid, oskusinimesi, kellega koostöös saab seda teha
et selle teenuse ühekordselt sisse osta, et seda ei pea nii-öelda täies mahus ise tegema. Aga loomulikult tuleb sinna ise ka panustada ikkagi päris palju aega. Ja siis kogu selle majasisese selle protsessi ülevaatamine, paika panemine, kust eriti alguses oli ta natukene selline keeruline, et kui oli seda materjali sertifitseeritud ja mitte sertifitseeritud, siis kõik see, et laomehed teaksid täpselt, kus ühte või teist ladustada, kuidas neid tõsta, tuua, viia, markeerida, kuidas see info peab liikuma. Ja ka kõiksuguste programmidest selle info kätte saamine, et selle aruandluse nii-öelda läbipaistev ja selge ja kerge lihtne liikumine oleks, sest midagi teha ei ole. Tuleb ka meile ikkagi aru anda, et palju me oleme kasutanud, kuhu me oleme kasutanud ja see kõik kokku arvutada, et me saaksime siis omalt poolt edastada siis järgmisele tarneahelas olevale koostööpartnerile või lõppkliendile siis tema sertifikaadi jaoks vajalikud kogused ja informatsiooni. Päris huvitavaks kujunes tarnijate kontrollimine, et see sertifitseerimise protsess paneb tegelikult sinule kui hankijale päris korralikud kohustused peale kontrollida tarnijate käitumist ja neid dokumente ja sertifikaatide numbreid ja asju, et kõik oleks korras. Et selline natuke nagu naabrivalve, et usalda, aga kontrolli, käi ja vaata üle alati. Et eks ta on selline Eestis ka praegu arenev valdkond ja midagi teha ei ole. Kõigil tuleb vahepeal vigu sisse, aga koostöös parendame üksteist ja saame selle asja käima ja kui ta töötab ilusti õigesti, siis on asi igapäevane, tavaline ja rutiinne juba varsti. Mis siis meie kui majatootja jaoks oli natukene keerulisem ja miks see protsess oli meie üldse nii-öelda sertifitseerimise protsess kui majatootjale on keerulisem, on hästi palju erinevaid tooteid. Et kõikide nende tootekoodide tõlgendamine, arusaamine, et mida, kuidas ja mismoodi loetakse või aru saadakse nendest materjalidest, et see ei ole ainult nii-öelda tempel paberi nurga peal, et kui sellesse asjasse süveneda, siis nii paljudelgi või mõningatelgi ettevõtetel võib see sertifikaat olla teatud tootegruppidele, aga teatud toodetele ei ole. Et siis peab ka ikkagi nii-öelda alati üle küsima, kontrollima ja vaatama hankijana, et pärast ei jää ise nii-öelda nagu lolli olukorda, kus omast arust ostsid sertifitseeritud toote, aga ei kontrollinud ja said tavatoote. Eks me ka alguses kartsime seda hinda, et äkki on kallim ja kuidas kliendid seda vastu võtavad ja suudavad nad seda osta. Aga nüüd aja jooksul on selgunud, et tegelikult see on müüt. Hind materjalile on sama ja mitte mingisugust erisust siit ei tule. Ei ole tarned kuidagi otsast pikemad ja meie saame täiesti vabalt rahulikult igapäevaselt toimetada. Ja siis see kliendi teadlikkuse tõstmine, et nagu Kerli ütleski, et müügiprotsessis tuleb sellest rääkida samamoodi nagu täna siin, räägin mina sellest igal pool võimalikult palju rääkida, et see klientide teadlikkus tõuseks, et inimesed näeksid suuremat pilti, saaksid aru, miks ja kuidas nad mõjutavad oma otsustega, oma teadlikkusega meid ümbritsevat keskkonda ja meie enda elu tegelikult pikas plaanis. Küsimus, kas me oleme sellest võitnud, siit ma tegin screenshoti mu kõige esimesest algusest slideshow'st, või kas me oleme midagi kaotanud, siis tegelikult me ei ole mitte midagi kaotanud, me oleme ainult võitnud. Et nii äriliselt kui ka
tunneme tegelikult ka meeskonnasiseselt, et me oleme õigel teel ja kõigil on selline hea tunne, et me suudame ja saame panustada sellesse protsessi paremaks muutmiseks, parema tuleviku loomiseks. Nüüd tagasi siis päris selle meie sertifitseerimise alguse juurde, et kust me saime siis selle tõuke turu pealt, kui Soomes jõudis minuni üks klient, kelle soov oli siis ehitada carbon negative, sustainability, plastic free, breathable wood house. Et nad otsisid lahendust, kus oleks siis puitmaterjal sertifitseeritud, kõik siis sertifitseeritud materjalist. Eelduseks oli siis, et kas ta on BFC või FSC. Lisaks sellele selles projektis siis veel võeti arvesse siis kuivaketju 10. Sertifitseerimislahendust, siis arvestatakse seal neid vaatenurki materjalide valikul ja lahenduste valikul veel Valge Luige ökomärgisest, Active House'i sertifitseerimislahenduse põhimõtetest ja Soome RTS-i keskkonna põhimõtetel, mis on siis Soome jaoks eraldi välja töötatud. Et eks nad mingit pidi kõik üksteist natukene nagu katavad. Aga kõiki neid asju arvesse võttes tõdesime, et ainuke asi, mis meil sellest puudu on see, et me ei olnud ise sertifitseeritud tol hetkel selles tarneahelas. Sertifitseeritud puitu me olime isegi tolleks hetkeks juba oma tarnijatelt ka kogu aeg saanud, aga me ei olnud osanud nendelt seda sertifikaati küsida. Ja tagantjärgi neile ka tuhka pähe, et nad ei olnud osanud ka seda pakkuda. Et oleks võinud varem juba selle sertifitseerimise protsessi ette võtta. Tänaseks on hea meel tõdeda, et selle maja sertifitseerimisprotsess on nüüd kohe lõpuni viidud. Tulemusteks on siis niimoodi, et natukene üle 70% siin majas kasutatud puitmaterjalist on siis BFC sertifitseeritud ja 28% on siis FSC sertifitseeritud puitmaterjal. See on siis, võetakse siis arvesse kõik kohtkindla puitmaterjaliga. Ehk siis konstruktsioonid, sees on sisse ehitatud mööbel, parketid, trepid, et siis aknad, kandev konstruktsioon, soojustused, voodrilauad, terrassilauad. Ja kuna me kasutame, nagu ennist öeldud, viimistlusmaterjalidena ka palju looduslikke materjale, siis ei olnud ka meil probleeme igasuguste niiskustehniliste küsimustega ja ei olnud ka probleeme igasuguste keemia küsimustega. Et kliendi poolt seatud eesmärk saavutada need 6 erinevat sertifitseerimislahendust sellele hoonele olid kõik teostatavad. Nii et kõvasti inseneritööd, hästi palju sõllimise maja tegelikult on väga keeruline tehniliselt. Ja Eestis toodetud 3 rekkatäit materjali saatsime Soome, pandi seal kokku ja valmis ta nüüd on, õnnelik pere elab seal sees. Nii et kui kellelgi on küsimusi, võitegi julgelt küsida, saata mulle meili peale, otsida mind üles või suhelda läbi Kerli FSC-i neid lahendusi. Igal juhul julgustan kõiki kasutama, küsima ja siiralt loodan, et tulevikus või ka lähitulevikus, nagu Kerli ütles, on siis kas alustuseks riik, kes hakkab rohkem küsima ja nõudma
sertifitseeritud tooteid, et me peame ise hakkama järjest rohkem kasutama, me peame ise selle vastutuse võtma, et muidu asi ei edene ja paremaks ei lähe. Aitäh, Marek. Kas Marekule on küsimusi? Minul on Marekule küsimus. Marek rääkis sellest, et me saime aru, et kohe alguses me turuosa jõuliselt siin ühe BFC-ga kasvata. Kas pikas perspektiivis sa näed, et see on võimalik? Sa ütlesid küll, jah, et see on igas mõttes kasulik, see on olnud ka äris kasulik, aga kas pikas perspektiivis see, mida sa täna teed oma jätkusuutlike materjalide ja metoodikaga, kas see võimaldab sul oma turuosa kasvatada, kas see klientide kogukond kasvab? Jaa, kindlasti. Üks ongi see, et me palju toimetame erakliendi sektoris, siis eraklientides on palju teadlikke inimesi juba ja hindavad seda sertifikaati. Ärisektoris on ta veel natukene lapsekingades, et võiks kiiremini areneda. Et ma näen, et see suured need PRIAM ja LEED-sertifikaadid on sellises ärikinnisvaras, aga elukondlikus kinnisvarasse võiks seda kindlasti jõuda parem ja ka kinnisvararandajatel oleks see hea võimalus eristuda ja üks samm ette saada. Ja sinu ettekandele ühele repliigile sinna sa ütlesid, et võiks ka Eestisse tulla nüüd kiiresti mõni sertifitseeritud hoone, siis tegelikkuseks antud hetkel me oleme nüüd juba valmis ehitanud 3 eramut, mis on tarnitud 100% sertifitseeritud materjalidest, aga kuna nad on siis eraklient, siis ta lihtsalt ei ole võtnud seda sertifitseerimisprotsessi endale lõplikult ette. Tegelikult need hooned on meil siin olemas ja need lahendused on kõik turul saadavale tehtud. Et me ei ole üksi kuskil kaugel, et see juba on tegelikult tänapäeva tegelikkus, reaalsus. Küsimus on selles, et kes nüüd siis esimestena võtab ja hakkab seda suuremas plaanis äris veel rohkem ära kasutama. Ja veel üks küsimus. Sa ütlesid, et seleta nüüd, sina oled ettevõtja, sina päriselt, mina müün seda märgist. Mina olen puhtal kujul turundaja, asjast väga huvitatud isik, eks ju. Mina ei lähe arvesse, aga sina lähed väga arvesse, sest sina oled nii-öelda serditud ettevõtte, sina tegeled sellega igapäevaselt. Räägi nüüd inimese keeles, mis on BFC serdi puhul lihtsam, parem, mugavam, ilusam võrreldes konkurendiga. Sina oled ju selle sees, on ju? Jah, no ütleme niimoodi, et eks ta suures plaanis on nad hästi sarnased. Et mis mulle isiklikult ja meile siin kollektiivis seda sama neid käsiraamatuid kirjutades ja neid asju, seda sertifitseerimisprotsessi läbides, jäi meil selge arusaamine, et BFC-l on selline natukene suurem ja laiem vaatepilt või see kandepind. Et seal on selliseid sotsiaalseid väärtuseid ehk veidikene rohkem. Et ta on natukene selline, kuidas ma ütlen, võib-olla rohkem läbi mõeldud. Et kui mul nende kahe vahel valida oleks, siis ma tegelikult eelistan BFC-d. Et see on, ta on ma ei oskagi öelda, laiapõhjalisem ja rohkem asju arvesse võtma. Kas kellelgi on veel Marekile küsimus? Ei ole Marekile küsimus. Mina siiralt tänan Marekut oma kogemuse jagamise eest ja lennukaid uusi toredaid lahendusi ja mul on väga rõõm, et ei teadnud sellest 3 inimeste kodust, mis on ka serditud puidust tehtud. Aga ma annan oma sõnajärje nüüd edasi Ülo Roobile, kes siis räägib auditeerimisest. Tere hommikut, loodan mind on kuulda. Proovime siit saada pildi ette, kui Marek läheb
Nii, loodan, et nüüd on näha. Väga hea. Jah, aitäh, Kerli, et sa palusid mind siin natukene rääkima. Ma üritan teile natuke rääkida auditist ja sertifitseerimisprotsessist. Nii-öelda minu vaatest kui audiitori vaatest. Osad ja paljud on teist juba sertitud, teavad, missugune see protsess on, osad võib-olla ei ole, aga on huvitatud. Julgustan kindlasti küsima lõpus või iga vahepeal, et andke siis ilusti märku. Endast natukene esindan BM Certificationit, olen selle ettevõtte audiitor ja ühtlasi tegevjuht ka. Metsanduse hariduse sain Rootsist, Rootsi Põllumajandusülikoolist ja olen pigem mentaalselt sellise Rootsi ja Skandinaavia metsanduse nii-öelda vaadetega. Ja pärit olen Võrumaalt, Koemetsast metsade vahelt ja meri on eksootika. Nüüd olen avastanud enda jaoks purjetamise ja mootorrattaga sõita meeldib ka mööda metsasid. Aga BM Certification on... Ülo, palun. Ja, palun. Need slaidid ei liigu, mulle tundub, et sa klõpsada. Jah. Kas sa saaksid panna selle slaidi show peale, esitluse peale alt? Jaa, ma olen juba 2 slaidi neid andnud. Aga... Jaa, mõtlengi, et siin on mingisugune tehniline probleem vist. Ma sekkun. Ülo, sul on see sama teema nagu testimisel. Nii, panin nüüd raamatuversiooni. Kas nüüd näeb? Raamatuversioon, jah. Kas nüüd näeb minu pilti? Võib-olla sa võtad selle jagamise korraks maha ja siis teed uuesti, sest ta on hangunud. Ja nüüd? Ei liigu. See on ikka väga tüüpiline, et siis kui on vaja, et alguses on kõik korras ja siis kui on vaja, on väike tõrge. Aga ma saan siin kusjuures valida, jagada erinevaid asju, nii et ma proovin siis jagada õiget asju. Super. Nüüd on minu pilt ees. Vahetub ka. Kui sa klõpsad, siis vaatame. Nii. Jaa, super, kõik on korras. Aitäh. Ja BM Certification on nii-öelda grupi ettevõte, tegutseme mitmes riigis. Siin Euroopas haldame vast veidike rohkem kui üle 1000 sertifikaadi erinevates akrediteeritud süsteemides. No, tänase temaatikaga haakub ehk FSC, BFC, aga pakume ka SPP-d, suured ISCC-d, EPD-d, oleme ka EOTAS nii-öelda liikmed. Teine võib-olla suurem tabureti jalg on ISO erinevad serdid. Marek näitas ka ISO 9001 ja 14001, aga täna väga populaarne on ka ISO 27001, näiteks infoturbe sertifikaat, nii et see ISO valdkond on ka meil üsna lai. Ja kolmas, mida me siin võib-olla suuremas koguses nii-öelda pakume, on erinevad tooteserdid fermidele, taladele, sise- ja välisviimistlusmaterjalidele. Aga meil on ka igasuguseid muid serte, näiteks toiduvaldkonnas, toiduturvalisuse valdkonnas saadaval, nii et meie kodulehel on natuke suurem valik sellest, mida me suudame pakkuda. Ja Eesti pisike kontor haldab veidi üle 250 serdi erinevatest nendes kolmes, no valdavalt kolmes nii-öelda valdkonnas. Meil on 5 töötajat ja siis on mõned nii-öelda haldavõtu audiitorid ka veel pundis. Jah, et see on meie nii-öelda tegevusamploa Eestis. Kindlasti on meie ambitsioon kasvada nii grupi tasemel kui Eestis, et
väga palju uusi erinevaid sertifitseerimisskeeme tuleb meil pidevalt juurde. Omandame kompetentsi erinevate audiitorite näol nendes skeemides. Et pigem meid iseloomustab praegu selline kasvamine, aga samal ajal on meil suhteliselt väike nii-öelda grupp või kollektiiv. Circa 100 inimest on võib-olla grupis kokku, nii et selles mõttes kõik tunnevad kõiki, et saame kompetentsi jagada kogu grupi tasemel. Et see on kindlasti üks väärtus, mis meil on. Sertifitseerimine, milleks sertifikaat, Kerli ja Marek kindlasti rääkisid ja saite ideid, et milleks see üldse vajalik on ja mis on need põhimõtted, eks. Et ma tooks siia võib-olla juurde mõned aspektid veel, mida Marek ka mainis, et sertifitseerimine kindlasti aitab korrastada sisemist süsteemi, ehk ta loob mingisuguse struktuuri või annab võimaluse luua struktuuri, kas või selle käsiraamatu näol. Standardil on oma struktuur. Üldiselt puitu töötlevad ettevõtted on nii ehk naa juba tarneahela osalised, eks ole, ja siis need sertifikaadid ja standardid annavad võimaluse seda protsessi võib-olla isegi analüüsida, läbi mõelda ja optimeerida. No kindlasti Kerli on nõus, et sertifitseerimine on pingutus ja seda saab näidata avalikkusele ja kindlasti on võimalus kõigil, kellel see on, rohkem näidata seda avalikkusele. Seda, et sertifikaat on olemas. Et ma arvan, et me ühiskonnas oleme ka selles faasis, et see kvaliteet on oluline ja kvaliteeti saab muidugi näidata mitmes aspektis. Üks on toodete kvaliteet, aga teine on ka sisuline kvaliteet erinevate sertifikaatide näol. Ja loomulikult aitab leida uusi müügivõimalusi. Kindlasti on oluline oma müügimeeskonda või müügiinimest sinna suunas võib-olla juhtida, et mis asi see standard on, mis asi see sertifikaat on ja mida ta siis tootele juurde annab. Jah, PFC ja FSC süsteemis eelkõige on võimalus tegelikult neid sertifikaate rakendades näidata ennast jätkusuutlikuna. Et kui süveneda nendesse standarditingimustesse, siis see põhiolemus on ikkagi see, et metsast, ehk siis eelkõige jätkusuutlikult majandatud metsast liigub materjal läbi tootmiste ahelate lõpptarbijani, kes saab siis öelda, et see materjal pärineb jätkusuutlikult majandatud metsast. Et see on see, ma arvan, et see põhiolemus, mida ka need tarneahela osalised saavad tegelikult kommunikeerida. Muidugi tihtipeale on see nii-öelda driving force või see põhjus, miks sertifitseerida soovitakse ikkagi kliendi soov, ehk siis keegi nõuab, meil varem pole seda vaja olnud, aga nüüd on vaja, sest keegi soovib, eks. Aga selle sammu või selle soovi järgmine aste on ikkagi avalikkus, ehk siis lõppklient või see inimene tänaval, kes on kuulnud, et on võimalus nii-öelda hankida ka kuidagi mingis mõttes paremat tooli või lauda või maja või mingisugust muud toodet, mis eristub siis teistest. Tarneahel, mis asi ta on? See on materjalide liikumine või toodete liikumine ja sertifitseerimine annab võimaluse seda nii-öelda jälgida kogu tarneahela ulatuses, siis alates metsast sisuliselt. Et Marek rääkis ka, et see koosneb erinevatest süsteemidest, mis Kerlile eriti meeldis ja sõnaga. Aga see süsteem, mismoodi ettevõte toimetab, selle kirjeldus, kuidas see on struktureeritud ja kirjeldatud siis nende materjalide liikumine. Kindlasti on väga oluline materjalide arvestuse süsteem, mis üldjuhul on ka paigas ettevõtetel, sest tavaliselt äri põhineb kasumi teenimise eesmärgil ja selle
juures arvutatakse siis sisendite ja väljundite nii-öelda aspekte, et see süsteem on üldjuhul olemas, aga kui sertifitseerida, siis ta peab olema sellises vormis, mis oleks auditil siis võimalik või audiitoril oleks võimalik sellest aru saada. Et see on kindlasti üks selliseid väljakutseid, mis võib-olla tekitab küsimusi, et need, kes esimest korda rakendavad standardit, võib-olla ei pruugi seal olla tõesti, või ei pruugi neid asju nii hästi rakendada, kui võib-olla võiks, aga jah, kindlasti on olemas ka inimesi, kes oskavad seda juhendada ja näidata, kuidas võiks neid asju teha. Oluline on ka kolmanda osapoole hinnang seal juures, ehk siis sertifitseerimisprotsess, audit, mille tulemus on sertifikaat. Et see süsteem, tarneahela jälgimise protsess peab olema kolmanda osapoole poolt üle vaadatud ja hinnatud vastavaks. Et siis võime olla kindlad, et see süsteem toimib. PFC sertifikaadi plussid eelkõige nii-öelda meie vaates või võrreldes siis mõne teise süsteemiga, näiteks FSC, on see, et kuna meil on PFC akrediteering nii-öelda grupisisene, siis me oleme võimelised suhteliselt kiiresti väljastama sertifikaadi. Et üsna tavaline on see, et meil tuleb päring, et meil oleks vaja PFC sertifikaati ja üleeile oli seda vaja, et kuna saab, eks. Et sellisel juhul, jah, pärast auditit on meil võimalik see cert väljastada juhul, kui ei ole seal väga suuri nii-öelda puudujääke. Mõistlikud hinnad, ma natuke räägin pärast, millest see hind kujuneb või ütleme niimoodi auditi hind. Ja ma arvan, et PFC organisatsiooni tasud on ka küllaltki mõistlikud näiteks võrreldes FSC omadega. Ja samuti võiks tuua välja selle, et PFC materjali, mis ei ole serditud metsast pärinev, ma arvan, et seda on üsna lihtne nii-öelda süsteemi siseselt kontrollida ja seda materjali nii-öelda control sources materjalina arvele võtta. TDS-i rakendamine on ka üsna lihtne võrreldes näiteks FSC control woodi süsteemiga. Lisaks sellele päris suur hulk metsamaad on ju serditud, millest on võimalik juba saada serditud tooteid ja materjale Eestis. Kindlasti on väga suur hulk tarneahelas osalisi juba serditud ja see arv kasvab, sest nagu me näeme, siis kui üks osaline on serditud ja ta eeldab, et teised tarnijad on ka serditud, siis see sertimiste hulk kasvab paratamatult. TDS-iga seotud siis riskihinnang, mida tuleb siis tarneahela standardis teha, kui soovite mitte serditud materjali arvesse võtta, on üsna loogiliselt üles ehitatud ilma igasuguste suurte eksessideta või ma ütleks, et isegi selline inimlik võiks selle kohta öelda. Ja kindlasti võiks välja tuua selle, et erinevatel ettevõtetel on erinevad süsteemid kasutusel, kuidas nad oma igapäevaelu toimetavad. Ja PFC süsteem annab päris hea paindlikkusega selles osas, et olemasolevaid süsteeme ja mehhanisme ja protsessi ei pea kardinaalselt hakkama muutma. Oluline on see, et need elemendid, mis on standardis nõutud, on nendes süsteemides olemas. Sertifitseerimisprotsess iseenesest, jah, kui tuleb ettevõte, kes ütleb, et teile oli vaja serti, siis me eelkõige esialgu täpsustame need tegevuskohad, tooted, materjalid, tarnijad, tegevused, mis siis sertifitseerimise käsitlusalasse tulevad. Lepime kokku, missugused on sertifitseerimise tingimused, üldjuhul teeme seda 5-aastase
serdiperioodi kohta, samamoodi hinnad lepime kokku juba 5 aastat ette. Ja siis sõlmime lepingu. Kui ettevõte on nüüd valmis oma süsteemid loonud ja ta hindab, et nüüd on auditiks valmis, siis me korraldame auditi. Ja kui kõik läheb edukalt, seal ei ole suuri puudujääke, siis väljastame serdi. Ja igal aastal kontrollime selle serdi või standardi täitmise tingimusi, siis nii-öelda järelevalve auditit teeme igal aastal. Ja kui on vaja muuta mingit käsitlusala, vähendada, suurendada tarnijaid, tooteid, tegevuskohti, siis seda saab igal ajal teha. Üldjuhul tehakse seda järelevalve auditi käigus, neid muudatusi, sest siis on kõige optimaalsem nii hinna mõttes kui protsesside mõttes neid muudatusi serdis teha. Ja meie oleme olemas igal ajal. Tihtipeale tuleb mingeid X küsimusi seoses standardiga või mingite protsessidega, et selles mõttes oleme olemas. Ma toon siia hetkeks sisse ka projekti sertifikaadi või projekti sertifitseerimise, mis on üks võimalus BFC süsteemis sertifitseerida mõni objekt ainuüksi, kas maja või sild või kortermaja või mis iganes asi, mis on puidust või mis on vaja siis BFC serdituna nii-öelda demonstreerida. Ja seal on nagu selline pluss või suur pluss, et tarnijad seal juures ei pea olema serditud. Küll aga peab see sertifitseerimisettevõte või see, kes nii-öelda ehitab või toodab ise olema serditud ja tal peavad olema vajalikud mehhanismid selleks, et neid tarneid kontrollida. Ja üks võimalus on ka teha grupisertifikaat, näiteks kui on palju erinevaid tarnijaid, väikeseid tarnijaid, kellel võib-olla ei ole seda võimekust või tahet või motivatsiooni nii-öelda üksinda see süsteem valmis pusida, siis on võimalik see näiteks, et mõni suurem ettevõte loob grupisertifikaadi ja nii-öelda aitab väikestel ettevõtetel saada sertifikaati ja kuuluvad ühte gruppi. Seal on omad teatud tingimused, aga see on üks võimalus, kuidas võib-olla optimeerida väikeste ettevõtete, väikeste tarnijate nii-öelda sellist koormust ja julgustada neid sertifitseerimissüsteemis nii-öelda osalema. No, audit on eelkõige selleks, et see on kolmanda osapoole, sõltumatu osapoole hinnang organisatsiooni tegevusele ja süsteemi toimimisele. Me hindame alati vastavust standardi nõuetele, ehk siis me ei otsi probleemkohti, vaid me objektiivselt hindame standardi tingimustele vastamist. See toimub valimi alusel. Üldjuhul on materjale nii palju, et kõiki üksipulgi ei jõua läbi vaadata. Meie võtame sealt oma kogemuse baasil juhusliku valimi ja teeme oma hinnangu selle valimi põhjal. Ja sinna juurde siis see protsesside hinnang aitab meil tagada selle, et me võime väita, et ettevõtte kogu tegevus vastab standardi tingimustele. Jah, me tuvastame võimalikud puudused, mida ettevõte võiks minu hinnangul näha kui positiivset aspekti selle auditi juures, ehk siis võimalust parandada oma süsteemi. Ja kui tuvastatakse mingid puudujäägid, siis ma alati rõhutan seda, et keegi ei ole isiklikult selles süüdi, kui esineb mingisugust mittevastavusi, et see on nagu tavaline, et inimesed tunnevad ennast halvasti, kui midagi on nii-öelda puudu või vajaka, eks, et me üritame jääda võimalikult objektiivseks siin, et see on
võimalus parandada süsteemi, mitte kellegi nii-öelda süüdistamine. Ja see on kindlasti hea võimalus saada nii-öelda kohest tagasisidet oma süsteemi toimimisele, vastavusele standardile ja ka kindlasti parendamiseks, süsteemi parendamiseks ja optimeerimiseks, et mida küpsem on see ettevõtte sertifitseerimise süsteem, seda rohkem otsitakse ka võimalusi optimeerimiseks. Alati on seal võimalusi optimeerimiseks ja see ju vähendab otseselt ressurssikulu. Nii et selles mõttes see audit annab kindlasti võimaluse lõpuks seda ressurssi nii-öelda vähendada või seda kulu vähendada. Panin mõned müüdid ka siia kirja, et auditi käigus paratamatult me viime ennast kurssi ettevõtte kogu tegevusega, kaasa arvatud igasugused finantsnäitajad, aga need ei ole meie fookus. Nagu ma ütlesin ka, et meie lähtume protsesside hindamisest ja selle vastavuse hindamisest standardile ja audit on konfidentsiaalne, et PFC süsteemis ühtegi aruannet avalikuks ei lähe. Isegi meie enda süsteemis me kirjeldame, et protsess nimesid kirja ei pane. GDPR on meil väga tugevalt kuklas, et selles mõttes on see konfidentsiaalsus nii-öelda tagatud, et see, mis avalikuks läheb, on siis lõpuks A4 sertifikaat, kui ettevõte seda soovib presenteerida. Ja üldiselt meie eesmärk on viia läbi audit võimalikult pädevate audiitorite poolt. Me teeme väga tugevat sellist koolitustööd oma audiitorite keskel ja grupi tasemel samamoodi, et see, kes seal laual istub, teab, mis asi on MHM, kuidas see protsess käib näiteks, et see muudab ettevõttele kindlasti selle auditeerimisprotsessi mugavamaks, kui ta ei pea audiitorile rääkima lahti mingid väga elementaarseid asju, eks ole. Ja üldjuhul tahame seda teha emakeeles. Eesti on see piirkond, kus me oleme saavutanud selle, et meil on omad eestikeelsed audiitorid. Samas, kui on multisite ettevõte, kellel on tegevused erinevates riikides, siis me oleme teinud väga suuri projekte, mis on Skandinaavia ja Baltikumi üles, et suudame teenindada igas riigis emakeeles ettevõtte kohalikke kontoreid. Et selles mõttes on see võimekus meil olemas. Ja ma arvan, et meie ettevõttes audit ei ole hirmutav kogemus, ma vähemalt loodan, et see on pigem selline koostööle orienteeritud tegevus. Samamoodi võib-olla on müüt, et sertifitseerimine on keeruline ja arusaamatu. Ma arvan, et kui lugeda läbi eestikeelne standard, süveneda, natukene mõelda läbi, siis ta ei ole ikkagi raketiteadus. Et seal võib olla loomulikult nüansse, mis jäävad segaseks, et eelkõige rakendamise tasemel, et kui on üks standardi nõue, et kuidas see siis rakendada ettevõtte enda süsteemis. Et sellised asju muidugi võib olla. Ja audiitor peaks protsessid väga selgelt lahti rääkima, eelkõige mis puudutab siis auditit, et kuidas käib, mis on kellegi ülesand, et mis toimub edasi ja nii edasi. Ja ma võiks öelda, et PFC süsteemis on olemas Kerli, Eve, Birgit, ja kes annavad väga head tuge tegelikult selle PFC nii-öelda rahvusvahelise organisatsiooni toimimisele siin Eestis. Et see ei ole ka nagu vähe tähtis sellepärast, et PFC lisaks sellele, et ta standardid koostab ju, annab välja üsna palju erinevaid toetusmaterjale ka organisatsioonidele, et kuidas neid standardeid tõlgendada, rakendada ja kuidas siis kaubamärke saaks paremini kuvada ja presenteerida.
et ma arvan, et see on üsna oluline aspekt ka selle ja positiivne aspekt BFC süsteemi osas. Ja auditiks, kui me juba tuleme nii-öelda auditit tegema, et siis sellest on juba räägitud ka, et mis siis peaks nagu olemas olema, eks, kui esimeses astmes sellega pihta hakata, et käsiraamat või manual või protsesside kirjeldus või mingi selline dokument, mis kirjeldab neid standardis nõutud tegevusi. Materjali arvestussüsteem, seal on väga palju erinevaid. Just seesama on oluline aru saada, et kuidas see olemasolev süsteem võiks katta standardi tingimused. Olulised on ka koolitused, ehk siis ettevõtte vastutavad töötajad võiks olla kursis, missugused on standardi tingimused, missugused nende ülesanded nende tulenevalt selle standardi rakendamisest. Vaja on kindlasti teha siseaudit. Kui on olemas ISO-süsteemid, siis seda on lihtne rakendada. Kui ei ole, siis tõenäoliselt aitab kas mõni tuttav, kellel on see tehtud, mõni tuttav koostööpartner näiteks, ehk siis, et kuidas see siseaudit läbi viia, võib ka selle teenuse sisse osta esimeses raksus, et saada aimu, mida see võiks sisaldada ja edaspidi juba näiteks koolitada keegi enda ettevõttest välja, kes seda hakkaks tegema. Ja TDS ja riskihinnang tuleb teha siis, kui on tarvis siis muud materjali nii-öelda arvele võtta. Väga oluline on juhtkonna motivatsioon, ehk kui seda tehakse ainult selleks, et kellelgi on vaja, sertifitseerimiseks on nii-öelda ainult paberit vaja, siis on motivatsioon tõenäoliselt nõrk ja see kandub üle ka kõikidele töötajatele. Et kui juhtkonna motivatsioon on teine, ehk siis tahetakse midagi selle standardi rakendamisega parendada, siis see kandub ka samamoodi üle nendele vastutavatele töötajatele. Et eelkõige on juhtkonnal oluline leida see motivatsioon selle asja tegemiseks. Kindlasti on aega ja süvenemist tarvis, siis muutub see oluliselt lihtsamaks see rakendamine, sest nagu ma ütlesin, see ei ole raketiteadus. Teised on saanud hakkama, küll saate ka teie. Ja on vaja ka loovust, ehk siis, et saada aru, et missugune teie enda süsteem, mida eeldab siis standard ja kuidas need kaks kokku panna niimoodi, et ei ole vaja 3 inimest uuesti või juurde tööle võtta selleks, et see standard nii-öelda ära rakendada. Et nagu ma ütlesin, et standard tegelikult annab võimalusi paindlikkuseks. Need on vaja lihtsalt sealt niimoodi kavalasti üles otsida. Proovisin mõelda ka, millised on olulisemad või tihti esinevad nii-öelda eksimused või puudused. No üldiselt on see, et mõned protsesside kirjeldused on jäänud märkamata, mida standard eeldab, et on olemas või siis audiitor eeldab, et on olemas kirjeldused, aga neid ei ole. Et need on suhteliselt lihtsalt nii-öelda täiendada. Jah, materjalide liikumisega kaasas käivad dokumendid, eelkõige siis päritolu dokumendid, kui on TDS rakendatud, aga dokumentidega on seotud ka just seesama, kui ostetakse sertifmaterjali, et seal oleks õige väide peal, kui juba vastu võetakse materjali ja oleks serdikood peal. Ja kui materjal või toode välja läheb samamoodi, et oleks korrektsed väited ja serdikoodid olemas. Ja kui kasutatakse kaubamärki, siis peaks olema sõlmitud BFC Eestiga kaubamärki kasutamise leping, et see on üsna oluline. Ja kui kasutatakse riskihinnangut, siis üsna tihti on sealt puudu need vajalikud elemendid, mis on jäänud kahe silma vahele nii-öelda, või eeldatakse, et aga meil ju süsteem on nii-öelda olemas, et milleks me siis seda nii-öelda kirjeldame. Ma alati ütlen seda, et kui ma olen nii-öelda inimene tänavalt ja ma loen seda käsiraamatut, siis ma peaksin aru saama, kuidas ettevõte standardi tingimusi selle kaudu rakendab.
et see põhimõte on võib-olla kõige lihtsam nii-öelda aru saada, et kuidas neid protsesse kirjeldada. Kuidas kujuneb hind ja kas ta on liiga kallis? No hind kujuneb erinevate aspektidest, nii nagu ettevõtluses ikka, ehk aeg on raha, kui palju audiitor kulutab nii-öelda auditeerimisprotsessile, sellest sõltub siis see hind eelkõige. Sinna juurde lähevad erinevad akrediteeringu hoidmise kulud, ehk see, et meil on õigus PFC sertifikaati väljastada, ei ole tasuta. Selle jaoks me peame nii-öelda kulutama ressursse eelkõige, aga ka maksma raha teatud organisatsioonidele. Ja muidugi otse ja kaudsed kulud, mis igapäeva tegevusega on seotud. Need moodustavad siis selle hinnapakkumise osa, mis mina ettevõtetele teen. Ja sinna juurde lähevad PFC organisatsioonitasud, niinimetatud teavitustasud, kui ma eksi, aitab siis tagada PFC organisatsiooni toe siis klientidele. Ja kas ta on odav või kallis, see on suhteline. Ehk siis kui võtta seda rakendamist endale kasulikul moel ja võtta sealt nii-öelda maksimum ja kasutada kogu süsteemi ära, siis ma arvan, et ta on väga mõistlik investeering ettevõtte arengusse ja uue mõtteviisi juurutamiseks ettevõttes ja näitamaks avalikkusele, et meil on nüüd uus kvaliteet, et meil on nüüd sertifikaat, me oleme vaeva näinud selle jaoks. Ja sõltuvalt tegevusest on sertifitseerimine üsna vajalik, et Euroopa Liidust ju erinevate määruste ja uute suundade rakendamisel on üsna otseselt vajalik, et me tegeleme sertifitseerimisega ja näitamisega, et meie puidulised tooted on jätkusuutlikult toodetud ja pärinevad jätkusuutlikest metsadest. Ehk siis ta on, sertifitseerimine on täna hea investeering ka selles mõttes, et vältida tulevikus erinevate Euroliidu või siis ka Eesti organisatsioonide asutuste nõudmisi. Ja ma arvan, et PFC süsteemi rakendamine nende auditeerimiskulude osas on suhteliselt soodne võrreldes teiste skeemidega. Ehk siis kuna teiste skeemide maht, ma ütleks, on natukene suurem, sealt tuleb ka kõrgem hind, et seetõttu on PFC veidike soodsam. Ja, ma tänan. Palun küsimusi, kui on siin oma kontaktid, oleme olemas. Aitäh, Ülo. Kas kellelgi on küsimusi Ülole praegu? Tundub, et ei ole. Mina väga tänan kõiki osalejaid ja kõiki lektoreid ja vabandan, et me oleme ajast üle läinud. Me lubasime võtta teie ajast tundi, nüüd te investeerisite oma aega pool tundi rohkem. Aga ma usun, et see vääris küünlaid ja ma siiralt loodan, et me kuuleme ja kohtume veel ja pärast materjali üle vaadates või settides te julgete neid küsimusi meilide teel edastada. Või telefoni teel helistada, rääkimine on alati kuld ja vaikimine hõbe või siis vastupidi. Aga igal juhul mina väga tänan teid kogu PFC nimel ja soovin teile mõnusat päeva ja uute taaskohtumist nii jätkusuutlikkuse teemadel. Kõike head! Aitäh! Suur tänu teile, nägemist!